Tere, kallis raadiokuulaja! Kuulate AB raadiot ning tänane saade viib meid kaugesse aega regilaulude teemadele. Räägime regilaulust Veere veere päevakene. Selle tekkeloost, paikkonniti tekkinud erinevatest viisidest ning analüüsime tänapäevaseid teose erinevaid versioone. Kui keegi veel ei tea, mis on regilaul, siis regilauludel on 3 tähtsat komponenti. Sõnad, viis ja esitus. Regilaulu teksti iseloomustab algriim ja mõttekordus. Regiviis on tavaliselt ühehäälne, ainult mõnel pool Lõuna- ja Kagu-Eestis võib kohata mitmehäälsust. Räägime siis regilaulust Veere veere päevakene. Esimene viis on pärit aastast 1905 ning esitaja on Kadri Kastan, kes on pärit Peipsiääre vallast, Varnja külast, Põhja-Eestist. Regilaul kuulub töö- ja tavandi laulude kategooria alla. Rahvalaulu kogujateks olid A. Liiv ja J. Raja. Järgmiseks kuulame siis algset versiooni laulust Veere veere päevakene. Esitajaks on Irina Evseva.
Jätkame samal teemal. Teise viisi kohta on teada, et laul pärineb rahvalaulude kogumiselt Järvamaa ekspeditsioonilt aastal 1965. Neid kogusid 3 laulikut: Anette Evart, Anette Raagul ning keegi kolmas, keda siiamaani veel ei teata. Laul kuulub looduse temaatika alla ning räägib aja kulgemisest, kuidas päev, mis meile antud on, saada kiiremini õhtusse. Või ka päikesest, mis on taevavõlvil veeremas. A. Sünter. Tänapäeval saame juba rääkida Eesti rahvalaulude töötlusest, mis on omamoodi tänulik ettevõtmine, kuna tänu sellele on ürgseväega laulud kasutatavad ja teatud ka tänapäeval. Räägime ansamblist Oort. Nende stiil on etnofolk, hilisemalt ka metalfolk. Eesmärgiks oli Eesti muusikamaastikul meie rahvale omase vanema rahvamuusika olemasolu ja kasutamisvõimaluste teadvustamine, kasutades selleks koos tänapäevaste levimuusikaliste vahenditega meile ürgomaseid instrumente, laule ja pillilugusid. Laulude ja pillilugude alusteks on valdavalt materjalid Eesti rahvaluule antoloogia kogumikest. Loen ette ühe väikese lõigu Tiina Süntrilt. Sass Aleksander Sünter, ehk siis Oorti solist, kuulas erinevaid viise ja leidis lõpuks oma ning mugavdas omad versioonid nendest lauludest ise. Esimese plaadi lugude hulgas on sellised laulud, millele leiaks ka kindla allika, kuid hilisematel kindlasti enam mitte. Nüüd kuulame laulu Veere, veere päevakene Oorti esituses. Veere, veere päevakene, veere, veere päevakene, veere, veere võtta mõõda, veere, veere võtta mõõda, veere sinna, kus soveli, veere sinna, kus soveli, tšöri sinna, kus söösaar, tšöri sinna, kus söösaar. Sinna, kus soveli, viere sinna, kus soveli, tšöri sinna, kus söösaar, tšöri sinna, kus söösaar, veere, veere võtta mõõda, viere võtta mõõda, sääl sind hellalt hoiatasse, sääl sind hellalt hoiatasse, kaamalun sind kannetasse, kaamalun sind kannetasse, pandas paadjule magama, pandas paadjule magama,
Jätkame jällegi samal teemal. Laulust Veere, veere päevakene on tehtud palju erinevaid versioone. Näiteks Mirjam Talli on välja toonud veel ühe viisi ja erinevaid sõnu Rõngukandist, kus on ka sõnades kuulda suurt muutust. Irina Evseva esituses kõlab lugu kandlasaatel päris algupärasel variandil. Kuid viis on taas teissugune, sõnad algupärased. Kokkuvõtteks võib öelda, et ühel regilaulul võib esineda väga erinevaid viisi variante ja need muutusid ilmselt ka tänu sellele, et need levisid suust suhu. Igas paikkonnas tekkisid loominguliselt lähenedes oma versioonid, nii sõnadele kui ka viisile. Kuid mõte jäi samaks. Kiirendada päeva kulgu ja viia mõtted tihti raskelt argipäevalt teemale. Sooviksin veel omalt poolt lisada, miks just selle teema valisin. Saate sisuks osutus just Veere, veere päevakene, kuna minu kallis ema on tihedalt seotud Oorti liikmetega ning soovitas mul just selle teema valida. Uurides lähemalt, hakkas mulle väga meeldima just regilaulu tekkelugu ning kuidas algsest viisist on välja kujunenud erinevaid versioone. Kogu omalt poolt analüüsitud materjali tahtsin ka teiega, armsad kuulajad, jagada. Kuulasite AB raadiot. Soovin teile ilusat päeva ning püsige terved!